Kõik eeldavad, et Mommy Longlegs oli lihtsalt järjekordne boss, kelle pidi talistama. Veel üks kohutav eksperiment Playtime Co. nimekirjas, kuid tema puhul on midagi, mis päris hästi ei klapi. Sest kui ühendad punktid selle vahel, mis juhtus Toei Taignamehega, mis juhtus Huggy Wuggyga ja mis praegu toimub prototüübiga, saad aru millestki palju tumedamast. Sina ei tapnud emme pikad jalgu. Prototüüp tappis tema. Ja see ei olnud sellepärast, et ta oleks olnud nõrk või kasutu tema armeele, vaid sellepärast, et ta oli ainus tõeline oht, mis prototüübile veel alles jäi. Las ma selgitan teile. Prototüüp, eksperiment 1006. Ei ole koletis, kes ründab instinktiivselt nagu Jarnabi või Pianosaurus. Prototüüp on keegi, kes kasutab strateegiat. Ja seda oleme me näinud ikka ja jälle. Ta ei võidelnud Toei the Domeni vastu otse, vaid kasutas sind. Ta manipuleeris sind, et sa siseneksid, aktiveeriksid ventiilid ja hävitaksid Safe Haveni ning tooksid kaasa sinu ja Toei vahelise võitluse, et saaksid alistada ainsa eksperimendi, kes tegelikult suutis talle võrdväärselt vastu astuda. Toei oli äärmiselt tugev, nii tugev, et isegi prototüüp ei tahtnud teda ilma igasuguse plaanita väljakutsele kutsuda. Aga mida tegi prototüüp, et teda alistada? Mitte midagi. Ta lasi sul musta töö ära teha, kuni ta ise pealt vaatas. Ja see ongi muster. Nüüd hakkab teiste eksperimentide surm hoopis teise pilguga paistma. Näiteks Huggy Wuggy oli peamine katse. Prototüüp vaatas, kuidas sa ta tehase sissepääsu juures alistasid ja sai seal väga olulisest asjast aru. Mängijast on palju kasu. Mängija suudab kõrvaldada eksperimente, kellega prototüübil oleks raske toime tulla. Sellest hetkest alates lakkasime olemast ohver, kes on Playtime Co.'s lõksus ja meist sai surmav tööriist. Aga nüüd räägime Mommy Longlegsist ja see, mida ma sulle räägin, on see, mis teeb temast erineva kõigist teistest eksperimentidest, kellega oled kokku puutunud. Sest jah, Toei oli võimas, Catnap oli hirmuäratav, kuid Mommy Longlegs tähendas midagi sellist, mida prototüüp ei saanud tähelepanuta jätta. Esiteks, Mommy Longlegsil puudus igasugune vaimne stabiilsus. Mommy Longlegs ei olnud kellelegi lojaalne. Ta tappis Playtime Co. töötajaid rõõmutunni ajal. Ta tappis ka teisi katsealuseid, omaenda kaaslasi. Ta alistas isegi omaenda kaaslase, kelle nad talle lõid, et ta oleks rahulik. Daddy Longlegsi. Ta hävitas GameStationi osalejad silmagi pilgutamata. Ta ei allunud prototüübi käskudele ega kellegi teise käskudele. Ta tegutses ainult kaoses ja kaost on väga raske kontrollida või ennustada. Prototüüp suudab manipuleerida kedagi, kes kardab või kedagi, kes tahab võimu. Aga ta ei saa manipuleerida kedagi, kes lihtsalt naudib tapmist ilma selge eesmärgita. Teiseks, Mommy Longlegs oli tema peamisele kontrollivahendile immuunne. Prototüüp omab oskust, mis teeb ta surmavaks. Ta suudab hääli jäljendada. Me nägime seda Olli, töötajate ja teiste katsetega. Ta kasutab sinu usaldust, süütust ja soovi aidata hirmunud last, et juhtida sind täpselt sinna, kuhu ta tahab. Aga Mommy Longlegsi puhul oli see taktika kasutu. Kui ta jäljendas täiskasvanud töötajat, polnud sellest mingit kasu, sest tema vihkas neid kõiki. Ta rebis neid sõna otseses mõttes aastaid tükkideks, nii et teadlase hääne kuulmine oleks teda ainult rohkem vihastanud. See poleks teda rahustanud. Või kuidas oleks olnud orvuks jäänud last jäljendada? See ei töötaks. Ta tundis Blakehairi lapsi, veetis nendega aega ja teadis, kes nad on ja kuidas nad kõlavad. Prototüüp ei saanud lihtsalt häält välja mõelda ja loota, et ta selle peale langeb. Ilma hääle manipulatsioonita kaotab prototüüp oma peamise eelise ja Mommy Longlegs teadis seda algusest peale. Kolmandaks, ta oli füüsiliselt tõeline oht. Vaata ainult tema disaini. 4 elastset jäset, ulatus, mis katab terveid ruume, osavus liikuda mööda lage, seinu ja kuhu iganes soovib. See eesprototüübil on 6 jäset ja ta tundub olevat liiga osav, kuid tema keha on raskem ja eriti aeglasem. Tema suutis rünnata nurkadest, mida tema katta ei suutnud. Otseses vastasseisus ei olnud kellelgi võitu garanteeritud ja nagu me juba teame, prototüüp riske ei võta.
see on kõige olulisem, siis on sul Mummy Longlegs, ebastabiilne, võimatu häälega mõjutada, füüsiliselt võimeline olema tõsine oht ja täiesti tema kontrolli alt väljas. Prototüüp ei saanud teda ellu jätta, aga ta ei saanud teda ka ise tappa. Seda teha oleks olnud liiga riskantne. Võimalik, et ta oleks kuidagi surnud või saanud tõsiselt vigastada. Tal oli vaja kedagi, kes läheks GameStationisse, lahendaks mängud ja kõrvaldaks ta, ilma et ta ise peaks lillegi liigutama. Ja siin tuledki sina mängu. Lähed GameStationisse, mängid mänge, liigud edasi ja samal ajal jälgib ta sind varjudest ning ei peata sind üldse. Ta laseb sul vaikselt Mummy Longlegsi juurde läheneda, et sa saaksid temaga lõpparve teha. Tegelikult ütleb miski mulle, et Popi röövimine oli prototüübi poolt ette planeeritud. Võib-olla viitab Mummy Longlegsi fraas, kui ta purustaja poolt hävitatakse sellele, et ta teeb minust osa endast. Ta mainib seda, sest prototüüp ütles talle seda. Prototüüp ütles seda vahetult enne, kui me jõudsime GameStationisse. Mis siis, kui just tema ütles Emmele, et ta läheneb Popile ja et ta peab teda vangis hoidma ning lisaks mängija kõrvaldama. Vastasel juhul tapab teda ja teeb temast osa endast. Igatahes, pärast seda, kui oled kogu mängujaama läbi käinud, kui sa lõpuks temaga silmitsi seisad ja ta jääb purustisse kinni, siis kus on prototüüp? Ta jälgib ja ootab, kuni ta sureb. Ja pärast seda võtab ta endale selle, mis temast alles jäi. Mummy Longlegsi käed ei olnud prügi, mis ta lihtsalt maast üles korjas. Need olid trofee ja need olid sõnumiks igale eksperimendile, mis tehases alles oli. See juhtub siis, kui sa ei järgi minu käske. Pole tähtis, kui surmav sa eksperimendina ka ei tunduks. Mina olen alati see, kes kontrollib olukorda. Nii et mu sõbrad, Mummy Longlegsi ja teise peatüki järjestus polnud lihtsalt võitlus bossiga ega lihtsalt ellujäämine. Kogu teine peatükk oli hoolikalt planeeritud hukkamine ainsa eksperimendi poolt, kes oli piisavalt tark, et kunagi oma käsi mitte määrida. Prototüüp. Mummy Longlegs ei kaotanud sulle, tegelikult kaotas ta prototüübile. Sina lihtsalt hoolitsesid selle eest, et temaga oleks lõpp tehtud ja kõik. Tegelikult kinnitas isegi Mob Entertainment ise, et Mummy Longlegs oli tõesti täiesti hull. Ja kui sa arvad, et Mummy Longlegs oli ainus, oota kuni näed, mis toimub nende eksperimentidega, keda me kõik arvasime surnud olevat, sest prototüüp pole veel tehast puhastamisega lõpetanud. Ja see, mis tuleb 6. peatükis, muudab kõike, mida tead selle kohta, kes tegelikult kelle poolel on. Näeme järgmisel korral.